tulemast tagasi. Et taimed vett vajavad, teab igaüks. Aga selles videos selgitan, milleks taimedel vett vaja on, kui palju seda kulub, milliseid kastmise meetodeid kasutatakse, kust võtta vett ning millised on piirangud. Aga kõigepealt räägime ilmast. See on suurepärane algus igasugusele vestlusele. Räägitakse, et Eestis on kohutav ilm, kogu aeg sajab. Nii hull see nüüd ka ei ole. Aastas tuleb ligikaudu 400–800 mm sademeid. Joonisel on toodud Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi andmed Tartu sademete kohta. See veekogus ületab aastast aurumist ning seetõttu pole veepuudus meil probleem. Pigem vastupidi. Viimane suur näljahäda 17. sajandil ei tulnud mitte põuast, vaid liigniiskusest. Seega kerkib üles õigustatud küsimus. Milleks on vaja kasta, kui vett on juba niigi palju? Asi on selles, et sademed tulevad maha ka siis, kui fotosüntees on pimeduse või külma tõttu võimatu. Kõige rohkem vajavad vett taimed juunis, juulis ning augustis. Joonisel on kujutatud kuude keskmised sademed aastatel 2002–2021. Taas tundub kõik korras olevat. Suvel tuleb päris palju vihma. Probleem on aga selles, et keskmiselt võib see nii olla, kuid aastad pole vennad. Näiteks 2018. aastal oli tõsine põud ning ilma kastmiseta oleks saak igaltunud. Ka selle aasta juunis tuli vihma vaid 17 mm ning juulis 11 mm. Vähe sellest, et ühe aasta saak kuiva tõttu ikaldub, taimed ei suuda uusi varsi piisavalt suureks kasvatada, mistõttu on ka järgmise aasta saak ebavõitu. Seetõttu on vajalik vaariga istandusse tekitada mingigi kastmise võimalus. Isegi kui pole vajadust seda pidevalt töös hoida, siis hädaolukorras on liiga hilja hakata voolikaid või veepumpasid ostma. Nagu eelmises videos rääkisin, lõhub taim fotosünteesi käigus vee molekuli hapnikuks ning vesinikuks, et elektroni kätte saada. Selle peale kulub vett suhteliselt vähe. Peamiselt kasutavad taimed vett toitainete kättesaamiseks mullast ning transportimiseks juurtest lehtedesse. Kuna pumpa pole taimed veel leiutanud, siis vee liigutamiseks kasutatakse aurumist. See käib nõnda, et lehtedest aurub nõnda palju vett, et juhtkudedes tekib alarõhk. Ja selle alarõhu tõttu imetakse vesi juurtest lehtedesse. Ning selleks kulub ootamatult palju vett. Kui palju üks vaarikataim transpordile kulutab, ei tea, kuid täiskasvanud puust aurub ööpäevas ligikaudu 200 liitrit vett. Kolmandaks on vesi vajalik taimede kuju hoidmiseks. Vett täis taimerakku on õhku täis pumbatud rehv. Tal on kindel kuju. Aga kui vett pole piisavalt, vajuvad rakud lössi ning taim samuti. Kõige lihtsam on võtta ämbrid ja kastekann ning tuua vett lähimast veekogust. Koduaeda võib nõnda kasta, kuid istandusse ei jõuda vajalikku vett isegi kaelkookudega kohale tassida. Pealegi, kui tuleb põud, võivad väiksemad kraavid ning ojad ära kuivada ning vett tuleb kuskilt kaugemalt tuua. Teine võimalus on kraavidega niisutamine. Selleks kaevatakse 2,5 peenraid 15–18 cm sügavused ning 35–40 cm laiad kraavid, kuhu juhitakse vesi. Põhimõtteliselt samad kraavid, millest rääkisin väetamise videos. Võrreldes ämbritega tassimisega on see samm edasi, kuid nõuab siiski palju tööjõudu. Kraavid tuleb kaevata, neid regulaarselt puhastada ning umbrohtu välja ronida. Mulči kasutamine sellise niisutussüsteemi puhul on keeruline ning pealegi segavad kraavid traktori, motoploki või kombaini tööd. Hoopis parem on voolikutega kastmine. Ühel juhul pihustatakse vesi õhku ja lastakse vihmane alla sadada. Teisel juhul tilgustatakse vett aeglaselt taimedele lähedale mulda. Pihustamise meetod sobib ajutiseks põua leevenduseks kõige paremini. Rulli voolikut lahti, ühenda pihustiga ning pumpa vett nii palju kui vaja. Ja kui üks koht on kastetud, saab voolikut teise kohta viia. Taimede pealt kastmine ei ole ka kõige parem lahendus, sest niiskus soodustab mitmesuguste hallituste levikut. Kõige parem oleks ehitada statsionaarne tilkkastmissüsteem. Selleks veetakse pikki vaarika peenraid voolik, kust tilgub iga üksiku taime lähedale aegamööda vett. Voolik võib laotada maha või tõmmata toestiku külge traat ja voolik selle külge riputada. Sellise meetodi puhul tagatakse taime juurtele piisavalt optimaalne vee hulk, samas on lehed, varred ja marjad kuivad. Lisaks säästab selline süsteem vett, sest ei niisutata tervet istandust, vaid ainult vaarika taimi.
mis väldib üksitiku umbrohtude vohamist reavahedes. ja nagu väetamise videos rääkisin, saab tilkkastmissüsteemi abil istandust kerge vaevaga väetada. Probleemiks on tilkkastmissüsteemi rajamise hind. Ämbritest, kraavidest ja torudest pole kasu, kui need on tühjad. Kuskilt tuleb saada vett, et need täita. Kõige mugavam oleks vett võtta mõnest suuremast veekogust, järvest või jõest. Sellisel juhul on vaja ainult pumpa ja voolikuid. Kui istanduse lähedal veekogu pole, tuleb kasutada põhjavett. Aga kuna otse maastunud vesi on külm, pole hea seda kohe taimedele valada. Pigem tuleks lasta sellel seista tiigis või reservuaaris, et see jõuaks soojeneda. Koduaeda saab kasta ka veevärgi veega. Ka seda on soovitav enne kastmist soojeneda lasta. Kui kalli joogivee maavalamine rahakotile liiga hellaks teeb, siis võib maja rääst alla paar tünni panna ja vihmavett koguda. Suurt istandust nõnda ära ei kasta, kuid paari vaarika põõsa jaoks koguneb piisavalt palju vett. Nüüd aga jõuame selle küsimuse juurde, mille pärast enamus üldse selle video peal klõpsis. Kui palju vett kulub? Vastus on imelihtne. Nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Liiga palju kasta ei tohi, sest vaarikas kardab liigvett. Ilma õhuta mullas vaarika juured hukkuvad. Optimaalne niiskuse tase on 75–85% mulla üldisest vee mahtuvusest. Mitu liitrit vett selleks kulub, sõltub mulla lõimisest. Liivasest mullast nõrgub vesi kiiremini läbi ja seetõttu tuleb rohkem kasta. Savikasse mulda jääb vesi pidama ja sinna kulub vähem vett. Vee kulu sõltub ka sellest, kui tihti kasta. Kui anda ühekordne kogus kraavide või pihustamise kaudu, on vaja vett 40–50 millimeetrit. Regulaarselt 10 päeva tagant kastes antakse iga kord 15 millimeetrit. Ning pidevalt tilkkastmissüsteemi kaudu tilgutades kulub nädalas 25–38 millimeetrit. Tundub, et tilkkastmissüsteem ei ole kõige säästlikum. See ainult tundub nii, sest kraavide või pihustiga kastes tuleb kasta tervet istandust. Tilkkastmissüsteemiga aga ainult taimede vahetut lähedust. Väike kõrvalpõiga sademete hulga mõõtmise kohta. Mida see 1 millimeeter õigupoolest tähendab? See tähendab, et pindala ühikule saab nii palju vett, et kataks selle pinna 1 millimeetri paksuse kihiga. Reaalsuses vesi maapinnale ei jää, vaid imbub sisse või voolab ära. Näiteks kastes 40 millimeetrit tähendab, et maapind kaetakse 40 millimeetri paksuse veekihiga. See teeb 40 liitrit ruutmeetrile ehk 400 tonni hektarile. Nüüd on siis selge, miks ämbritega vee tassimine on üks tühi töö ja vaimu närimine. 4 pange vett 1 ruutmeetrile. Aga kasta tuleb ja mitte niisama kergelt pealt niisutades, vaid ikka korralikult mulda läbi immutades. Kerge pealt niisutamine teeb rohkem kahju kui kasu, sest taim kasvatab oma juured sinna, kus ta saab toitu ja vett. Kergelt pealt kastes kasvavad juured mulla pinna lähedale ja seetõttu kuivavad taimed isegi kerge põua korral ära. Sügavamal asutavat juurtega taim on tunduvalt vastupidavam. Nüüd, kui on teada ligikaudne veekulu, tuleb hakata nuputama, kas seda on üldse võimalik sellises koguses hankida. Eestis tohib ilma loata võtta vett veekogudest kõigest 30 kuupmeetrit ööpäevas. Põhjavett tohib pumbata maksimaalselt 10 kuupmeetrit ööpäevas ning tuleb jälgida, et kuus ei võetaks üle 150 kuupmeetri. Suurema koguse võtmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametist veeluba. Omaaias võib kasta ka joogiveega. Enamasti pole veefirmadel midagi selle vastu, kui klient rohkem maksab. Vaid erakordse põua puhul palutakse klientidel kraanivett kastmise peale mitte raisata. Vihmavee kogumisele Eestis piiranguid ei seata. Video kirjelduses on link Riigi Teataja veeseadusele. Suur tänu vaatamast! Loodetavasti saite sellest videost palju vajalikku infot vaarikate kastmise kohta. Järgmine kord räägin toestiku rajamisest. Nägemiseni!